Mina olen Tõnis Riisk Viljandimaalt osaühingust Essi Agro ja meil oli tänavusel aastal koristada ligikaudu 1000 hektarit teravilja, rapsi ja liblikõielisi kultuure. Teraviljakombaini juures pean ma kõige tähtsamaks masina tootlikkust, sealt edasi on kindlasti tähtis ka masina hind ja kindlasti ka kasutusmugavus. T-seeria kombain uue masinaga jäi silma väga suure tootlikkusega, hea kasutusmugavusega ja loomulikult see Flex Eder, mis üllatas väga positiivselt ja ei kujuta ette, et ostaks veel järgmise kombaini tavaeedriga. Olen Toomas Reinik RS4 OÜ ja meil on koristatud pinda üle 1100 hektari. Kombaini ostul on oluline see, et kõigepealt vaadata, et oleks õige võimsuse varu olemas, et ka sademete rohke loo ajal saaks ilusatest päevadest maksimumi võtta. Kombaini ostul peab kombaini hinna ja kvaliteedi suhe paigas olema, et ei tohiks ka ülemäära kallis hind olla ja samas kvaliteet peab olema. See kvaliteet hõlmab endas eelkõige vastupidavust. Väga oluline on järelteenindus ja hooldus, et oleks piisavalt hooldusbussi, kes teenindada jõuavad ning et varuosad saaks kiiresti kätte. Mina olen Jaan ja töötan Lüüste põllumajandusühistus. Kogupinda on meil 2500 hektarit kuskil ja sellel aastal viljal koristada oli umbes 2000 hektarit. Minu arvates, mis uue kombaini soetamisel on olulised, on vastupidavus, hind, hooldused ja varuosad. Uue S-seeria puhul minu arvates oli ta lihtsaks tehtud. Kõik asjad on nagu käeaja juures, ei ole nagu mööda menüüsi laiali kuskilt pead otsima, kõik on nagu ilusti kompaktselt koos, hästi lihtsaks tehtud. Kui midagi kiirelt vaja on keset võtmist, siis 2-3 nupu vajutusega on sul olemas. Olen Aivo Nugis Pällastvere külast Järvamaalt. Tänavu aasta koristasime circa 800 hektarit teravilja, rapsi ja hernest. Uus S-seeria kombain käis mul demos ja peamiselt huvitas mind tema uus Heder, mis siis tõestas ennast väga. Ta siis kopeerib sisuliselt maapinda vikati kõrguselt. Kuuldavasti olid koristusvahed põllul ligi tonn.